Mina olen Kaarel. Ma olen Veriffi asutaja. Veriff tegeleb isikusamasuse tuvastamise teenusega internetis. Et me viime inimese kokku tema riiklikult väljastatud identiteediga, kas see on siis ID-kaart, pass või juhiluba. Tänapäeval teeme seda igas riigis maailmas ja toetame üle 10 000 riiklikult väljastatud identiteedi. Ja miks on vajalik, mida me teeme, on tegelikult üles seotud sellele, et tänapäeval internetis on hästi palju privaatsust ja anonüümsust, aga selleks, et päris teenused saaksid online'i tulla ja internetis olla inimestele kättesaadavad, on ikkagi vaja teada, et kas meil nende tehingute taga on päris inimesed. Praegu tegelen täpsemalt Veriffi juhtimise ja hoo andmisega. Ja minu töö suuremas määras on üles ehitatud sellele, et kasvatada meie globaalset tiimi ja leida vahendid ja teadmine, kuidas lahendada ära globaalne identiteedi probleem. Globaalse identiteedi probleemi all ma mõtlengi seda, et jube raske on teada, et kas sa saad seda inimest teisel pool usaldada. Ja selle usaldusväärsuse tekitamisega me tegeleme. Mina jõudsin ettevõtluseni, ma arvan, läbi selle, et alati oli selline sisemine tuluke tegemaks erinevaid projekte. Ja ega see esialgu ei olnudki selline ettevõtlus läbi oma definitsiooni või nagu mõtestatud tegevus, et ma nüüd teadsin, et ma olen nüüd ettevõtja hästi noores eas, aga rohkem oli üles ehitatud sellest, et nägid jälle Hiiumaal maja kõrval oli saeviski, kus siis oli hästi palju neid saejääke, aga samal ajal mäletan, et mul oli ikka breketid ja mida ma pidin Tallinnas käima pingutamas. Siis tagasi tulles mäletan, laagris oli pood nimega Hortes ja seal müüdi puukoore mulči ja see oli 25 krooni terve kilekoti täis. Ja see oli minu jaoks kohe nagu arusaamine, et okei, et meil kohalikus saeviskis on seda nii palju üle ja minul oleks väga suur soov talupidamises osta ATV, sest hobune, kellega lambaid karjatada, ta oli ikkagi väga tujukas, ei tahtnud igale poole minna. Siis saigi võetud nagu valgustatud hiidlasena vastu otsus, et tegelikult ma saan ju võtta selle puukoore mulči sealt saeveskist, panna ka ära pakendada ja hakata 25 krooni eest müüma. Et erinevaid selliseid tegevusi ja kõik oli mingite eesmärkide toetamiseks, see tehtud juba hästi varajases eas, aga see ei olnud nagu tolle see hetk, et sa ütled, et okei, ma olen ettevõtja. Vaid see oli lihtsalt eesmärgistatud tegevus ja vahendite leidmine nende täitmiseks. Sants oli meie õpilasfirma nimi ja Sants ehitas platvormi, mis võimaldas noortel saada paindlikku või lühiajalist tööd. Minul ja meie tiimil tekkis nagu selline mõte, et jube raske on saada esimest töökogemust. Ja sarnaselt kooliõpilastele me tundsime, et tegelikult kooli kõrval on hästi palju veel vaba aega, mida võiks teenima panna, kas siis raha või kogemuse nimel. Ja siis me mõtlesimegi, et Sants kui ettevõte tuli siis Santsukastist, mis Hiiu murdes tähendas seda, et sadamates oli alati väike Santsukast, kus oli võimalik võtta siis sealt väike nagu tööots ja madrusena kaasa sõita näiteks laevadel mingi väiksem ots lisaraha teenimiseks. Ja siit me nägimegi, et igas Sants on võimalus ja tegime sellest eraldi töövahendusplatvormi, mis oli omal ajal väga põnev ja edukas protsess. Kõige suuremaks õppetunniks oli tegelikult müügitöö oskus ja olles tegelikult ise hästi suur introvert, mul võttis väga palju energiat see, et kuidas võõrast inimestega rääkida ja vaatamata sellele, et kui on väga hea teenus üles ehitatud, siis keegi ei tea sellest, kui ikkagi seda ei müüda, ei turundata. Ja mul on siiamaani meeles see, et olime Raplas õpilasfirma laadal ja Rapla Konsumis oli meil laad, kus teisel korrusel olid siis õpilasfirmade boksid ja all oli siis lihtsalt toidupood. Aga juba keeruline oli inimesi saada oma boksi. Ja siis saigi vastu võetud otsus, et kohe kui inimesed hakkavad trepist teisele korrusele kõndima, lähme saadame neid ja tutvustame neile, millega õpilasfirma Sants tegeleb. Alustasimegi sellest, et panime oma kasseti peale, et tere, meil on hea meel, et te täna siin olete. Kas te teate, et sellel trepil
ülespool on ka õpilasfirmad, kes räägivad erinevatest uutest lahendustest ja ühe näitena siin paremal üleval nurgas on ka Sants, kus teil on võimalik panna näiteks ekilõikustööd ja ka garaažiukse värvimine kodulehele. See tehakse teil noorte inimeste poolt kiirelt ja mugavalt ära. Ja 2 korda jõudsin seda sama lugu rääkida, kuni sain esimese kogemuse, et mulle öeldi, et käi sa ka oma selle õpilasfirmaga, mina tulin siia jopet ostma. Ja siis oligi minu jaoks selline esimene tunne, kuidas nagu koer saba jalga vahel oli, et okei, et kuidas selles olukorras uuesti julgus üles leida ja minna uuesti inimestele tutvustama, et tegemist on ikkagi toreda asjaga. Ja kõik need teemad õpetasid hästi palju, et ei ole kunagi midagi sellist, et on ainult ülesmäge minek. Tuleb suhtlemisoskusel leida ja üle saada erinevatest olukordadest ja kui on müügitöö on taga, siis on ka tulemused. Ma arvan, et kindlasti oli meil tollal ka see, et õpilasfirma aegu tekkis plaan tegemaks töövahendusportaal, aga puudus tegelikult väga suur nagu arendusoskus, mis esialgu siis tähendas seda, et mida ei oska, seda õpid ja kõik informatsioon on internetis olemas. Et vaatamata sellest, et me alustasime programmis Paint tegemaks plaane, et kuidas õpilasfirma või koduleht võiks välja näha, siis tegelikult väga lühikese ajaga leidsime siis iseseisvalt nagu aru saamise, kuidas kodulehte programmeerida. Siis kui oli juba esimene samm tehtud, leidsime ka teised programmeerijad meiega ühinema ja ei tohi kohkuda esimesest tõkkest sel teel, vaid lihtsalt võtta kätte, tegutsema hakata ja seeläbi õppida. Ma arvan, et hästi palju õpilasfirma kogemus kindlasti toetas see müügi tegemise julgus. Et kogu aeg oli ikka mõtteid, et kuidas lahendada mingi probleem ära, aga see julgus müüa, julgus mõista kiirelt, et sul on päevas ainult 24 tundi ja ei pea olema mitte kunagi igas valdkonnas tugev või väga-väga hea, vaid see oleks rohkem isegi aja raiskamine, kuivõrd see, et leida alati talent, kes oskaks ära katta kogu ettevõtte ja plaani nagu tegevused. Ja see oli ka üks teema, kus vaadates projekte, mis oli enne õpilasfirmat, kõik rohkem sellised ühe mehe tegelemised, õpilasfirmaga kaasnes tiimitöö, mis ma arvan, et on tänaseni jätkund Veriffis, kus on üle 400 inimese tööl 5 erinevas kontoris. Oma karjääri jooksul ma olen kinni pidanud väärtustest, et hästi tähtis on olla autentne ja autentsuse juures on ka hästi tähtis see, et mul on hästi suur nagu usk, et teadus võidab alati. Et see ei ole midagi, mis on muinasjutus, vaid tegelikult maailma mastaabis on võimalik seda joont hoida ja leida need inimesed, kes jagavad sarnaseid väärtusi üle maailma. Et me ei ela enam olukorras, kus me oleme hästi piiritletud ja kus toimib selline kauboikapitalism, vaid on võimalik hästi laialt olla autentne ja leida endaga kaaslaseid ja partnereid äris, kes maailma sarnaselt näevad. Teine asi on see, et me elame hästi suures infomüras ja jube tähtis on kuulata kõiki, aga samas võtta iseseisvalt alati vastu otsused, sest paratamatult kõikidel inimestel küsitud nõu alateadvuselt nad täidavad justkui enda agendat. Seepärast ongi hästi tähtis kuulata, analüüsida, aga vastutust saad võtta ainult enda teguste eest ja oma otsuste eest ise hiljem. Õpilasfirma programmi osas saad esimese ettevõtluskogemuse juba olles 4 seina vahel katus pea kohal kodus ja see võimaldab head arusaamist, et mis on võitude kaotuste amplituud ja see, et sul on loomulikult ka toit hommikuti olemas ja oluliselt madalam on kukkuda. Et tegelikult, kui vaadata ettevõtlus pikemas perspektiivis,
siis väga palju sarnasusi on õpilasfirma aegsetele väljakutsetele. Lihtsalt täna, kus me oleme Veriffiga, on võitude ja kaotuste amplituud oluliselt suurem, kui oli seda varasemas faasis juba õpilasfirmat alustades. Ja seepärast ma kindlasti soovitan seda hindamatu kogemust saada juba võimalikult vara, sest mina ei teadnud, et ma nüüd ütlen, et ma olen nüüd ettevõtja ja sinna ma lähen. Minu eesmärk oli saada arstiks, aga ebaõnnestusin sel teel. Aga õpilasfirma programm oli kindlasti põnev validatsioon mulle, et äkki ettevõtjana ühendades meeskondi, panna ühes suunas liikuma, on võimalik rohkem asju teha kui näiteks indiviidina oma eelmisest unistustest näitel. See võib ka teistpidi olla, mõtle, et oled ettevõtja, aga näed, et lõpuks see on justkui vastukarva kammimine, siis saad kiirelt ära valideerida. Õpilasfirma programmi osas ma loodan tänaseks olla eeskuju, et kindlasti alustades õpilasfirmaga on võimalik erinevaid projekte jõuda erinevate eesmärkideni, kuid tuleviku mastaabis, kui Veriff on saanud natukene suuremaks, loodetavasti juba ka jõuga protsesse toetada, et rohkem ettevõtjaid, rohkem erinevaid töökohti, sest mida rohkem on ettevõtjaid ja suuremaid plaane, seda rohkem on vaja targemaid inimesi. Targematel inimestel nende elluviimisel nendel on ka võimalus saada kõrgemat palka ja ma arvan, et see kõik toetab Eesti majandust. Ja vaadates, kui suur väärtus on õpilasfirmal, et kui ta tekitab rohkem ettevõtjaid, kes sel teel läheb, siis sellest sõltub Eesti käekäik väga palju. Ettevõtlusel on väga suur roll Eesti riigi käekäigul ja väga hea meel, kui juba hästi paljud noored saaksid varajases faasis arusaamise, et nendes on ettevõtja hinge ja suured plaanid, siis see on väga suur edu aluseks Eesti riigile. Mina soovitan toetada Junior Achievementi programmi, et oleks rohkem võimalusi noortel saada aru, et kas see on nende valdkond või mitte ja selle läbi nad teevad oluliselt targemaid otsuseid, kui juba lähevad ülikooli edasi.